Sisevete kalanduse investeeringu toetuse eesmärk on olnud kaasajastada siseveekogudel püüdvatel kalalaevadel töötingimusi ja tööohutust ning püütud kala kvaliteeti. Ja nii on ka Peipsi järve äärde sellesama meetme raames olnud võimalik soetada nii uusi kalapüügi väikelaevu kui suuremaid mootorpaate, aga ka kalapüügi aluseid renoveerida ning neile uusi seadmeid, mootoreid peale osta. Seetõttu olid ka eraldatud toetussummad üsna erinevad. 6000 kroonist kuni maksimaalse toetuse määrani 500 000 kroonini, kusjuures siingi kehtis reegel, et toetust sai kuni 50% investeeringu abikõlbulikust maksumusest. Tõsi, et meie sisevete kalalaevastik või paadistik on aja jooksul päris rääma läinud. Ja need mõnedki uued paadid, väikelaevad, mis nüüd sadamatesse juurde tekkinud, näitavad vanade ja väsinud aluste kõrval seistes ikka suure vahe selgesti sisse. Kõigepealt sai aga uudistatud üht Peipsi põhjakaldal Alajõe sadamas toimunud tähtsat aktsiooni. Siin aktsiaseltsis Peipsi Trade Alajõe sadamas käib üks vilgas tegevus ja tundub justkui, et te valmistute talveonne minema, et tõstate paate välja. Jah, praegusel momendil ongi, et kuna püük on juba lõpetatud ja paadid tuleb üle vaadata järgmiseks, et püügihooajaks oleks jälle kõik korras, siis tõstame kõik paadid praegu välja, kõik vaadatakse üle, remonditakse ära, pannakse talveunne. Ja millal siis uuesti? Noh, ma arvan, et vast kui juba jää ära läheb, ega nende suurte paatidega enne nagu püüda ei olegi võimalik, kui see on kevadini. Eks me oleme nagu rohkem nagu PRIA toetustele saanud abi PRIAst ja uusi toetusi jälle saanud ja eks meil on töölised ka sellised, kes on nagu kohalikud elanikud ja ei ole mõtet sõita kuhugi kaugele tööle, kui on, ja meil on nagu see kaluri elukutse on põlvest põlve nagu edasi läinud järjest noorematele, sest eks kalurite eluiga ka juba nagu nooreneb. Ka aktsiaselts Peipsi Trade on endale kalanduse investeeringutoetuse alt juba 2004. aasta taotlusvoorust uue paadi ostmiseks 500 000 krooni toetust saanud. Kuid et paat oli alles 2007. aasta sügisel Liu paadi ehitajatelt kätte saadud, siis PRIAl oli selleks päevaks paat kui investeeringuobjekt veel üle vaatamata tunnustamata ja firmal ka toetusraha veel kätte saamata. Peipsi Trade'il on aga paate kogunisti 3 järves. Siin Alajõel, Vasknarvas ja Lohusuus, kus firmal ju ka kalatööstus. Meil on ka vanu paate, mida oleks vaja remontida ja mida me remondime ja me loodame ikka, et me saame ikka nii paari miljonilise toetuse, et me saaksime enda paadid korda teha ja et me saaksime nagu ökoloogiliselt ka puhtalt seda kala püüda ja tootjale nagu kvaliteetselt edasi anda just sellepärast, et need vanu paate ümber teha, ümber remontida ja teha nad nagu tänapäevasemaks. Niisiis võimaldas kõnes olev meede saada toetust muu kõrval ka olemasolevas laevas paiknevate ruumide, olgu siis kala säilitamise või masinaruumide ümberehitamiseks, vajalike seadmete, navigatsiooni ja päästevahendite soetamiseks. Lohusuu sadamas ongi üks näide sellest suurest ümberehitamisest, millele nüüd ka toetust edasti vaja oleks. Igal juhul anti toetustaotlus 2007. aasta sügise hakul PRIAsse sisse. Kui PRIA sisevete kalanduse investeeringu alameetmele veel ühe ja sedapuhku või esialgu viimase vooru korraldas. Nüüd jääb Peipsi Trade'il üle vaid loota, et toetust ikka saadakse, sest omapoolsed kulutused on igatahes 100% tehtud. Tundub, et meetme 3.11.4 alt, mis tähendab siis sisevete kalanduse investeeringu toetust, on toetus jagatud kõige pikema aja vältel, ehk lausa 3 aastal. Jah, et sisevete kalanduse investeeringu toetuse taotlusvoorud on toimunud alates 2004. aastast 3 aastal ja tegelikult kokku on olnud lausa 5 taotlusvooru. Et 2007. aastal toimus ka veel 2 taotlusvooru. Miks just veel 2007. aastal, kui võiks tegemist olla juba uue perioodiga, mis ulatub aastasse 2013 ja kus peaksid olema juba uued plaanid paigas? Et selle meetmega oli selline
lugu, et 2006. aastal ei tulnud väga palju taotlusi ja sellest tulenevalt otsustasime teha ka 2007. aastal veel täiendavad taotlusvoorud. Sisevete puhul on kindlasti tegemist kõige mahajäänuma sektoriga, et sektori omafinantseeringu võime on suhteliselt madal ja sellest tulenevalt ei tulnud ka väga palju taotlusi. Hetkel on heaks kiidetud 53 taotlust ja summa on ligikaudu 10 miljonit krooni. Et võrreldes teiste meetmetega see summa muidugi ei ole väga suur, aga ilmselt ta mõjutab sisevete arengut üsnagi palju. Osaühing Mihflaine asub Peipsi-äärses Omedu sadamas. Siiagi on 2004. aasta taotlusvoorus saadud 303 000 krooni toetust uue mootorpaadi soetamiseks, mis nüüd juba ammugi kalapüügiteenistuses olnud. Kuid kätte on saada veel üks väike laev, millele alameetme 3.11.4 alt saadi 314 000 krooni toetust 2006. aasta voorust. Kuid paraku tuleb tunnistada, et õiget tööd ehk kalapüüki polegi Peipsil võimalik teostada, olgu need paadid nii uued kui tahes. Tänavast on 1 kuu kevadel käib, 1 kuu sügise ja suvel ta üldse käinud. Et 2 kuud, 3 kuud praktiliselt aastas töötab. Et ei ole lihtsalt midagi püüda? Ei, püüda on, aga kitsendused on, ei lubata püüda. No seda küll, jah. Kui kvoodid on täis püütud, siis on lips läbi. No ei olegi veel kvoodid täis. Nüüd jälle kvoodid avanesid, aga millal nad 1. septembrist. Detsembris saab püüda, aga äkki tuleb jää peal. Siis ongi välja püüdmata ja suured kvoodid. Üle 120 tonni ikka. Peipsi peale välja püüdmata ja 630 tonni ahvenad välja püüdmata. Kuidas niisugune olukord ühele väikefirmale mõjub, nii nagu teie olete? No veel on, kuidas nüüd öelda, kalurid võtan sügise kokku, no, kui saab meil kokku. Ülejäänud kõik töötavad ju välismaal, teist töötavad. Ja siis talvel, kes jääb siia püüdma, see jääb, aga vähe ravast. Kalurid on liiga vähe. Sellise paadi peal on 4 inimest ehk töökohta. Teine paat on aga firmal praegu veelgi väiksem, see on võrkude paat. Kui juba 2 nii väikse paadi peale selliste jokutamiste tõttu kalureid väga raske leida on, siis suurema arvu paatidega oleks ju häda lausa kaelas, kui tehtud investeeringud tagasi ei teeni. Pealegi peavad kalurid olema kõik litsenseeritud, muidu ei tohi omanik püügile minejale isegi võrku välja anda. Nii on ka siin osaühingus Mihflaine üleval terav küsimus, et kuidas ikkagi vähemalt laenatud omaosalus investeeringu juures kinni makstud saab. Ei, no, pank ikka aitab, aga no, pangal ikka peab välja maksma ja see on üpris kaua aega läheb. Selle toetuse välja maksta, aga oma rahadega see osta, ma ei oska öelda, see on utoopia. No kui kaua sellega siis läheb, kui niisugust jukerdamist nii palju need kord saab, püüdma, siis ei saa püüdma, siis on kvoodid välja selgitamata, siis tuleb jää peale. No ma tea, mina mõtlen, et 10 aasta jooksul ikka maksab välja. No kas pank kannatab nii palju? No lepingu tehtud kannatab.